Nii, Škoda on hakkama saanud siis pisikese linnamaasturiga Kamiq, me mäletame ju kõik Škoda suurt linnamaasturit Kodiaq, veidi väiksemat Courage ja nüüd siis Kamiq, no mis siis varsti siis Kummik või kuuga lõpust. Vot ei tea, igatahes praegu on kõige väiksem linnamaastur nüüd olemas ja selleks on siis Kamiq, mida tutvustab teile muidugi naisluksuri prooviseid. Tere tulemast taas vaatama. Elektriliselt reguleeritav juhiste ja adaptiivne kiirushoidik. Ümberreastumise abisüsteem. Sõiduk tuvastab ka juhi vaatevälja jäävad sõidukid, mis asuvad pimeduses. Sõidurajas püsimise abisüsteem, kokkupõrke eest hoiatav süsteem. Ja kui siis on ohuolukord, siis pingutab ta ka turvavöösid. Turvavööde eelpingutid on muidugi siuke eelmine sajandi jutt, aga tal on ka siis ohuolukorras ta siis ka sulgeb küljeakna, kui mõni peaks olema lahti, et vältida siis mingite esemete sisse lendamist. Nii et ma tean, et Škoda on tegelikult alati väga täpselt turvalisusele mõeldud ja 5+ talle selles osas. Aga kui ta nii palju sellele turvalisusele mõtleb, siis kas tõesti ta kardab, et õnnetus võib juhtuda. Ja tal on siis olemas ka multimeediasüsteem, kas siis 6,2 tolline või siis 9,2 tolline. Ja siis siin ta on ja siis 3D navigatsioon ja see süsteem siis kuvab kogu aeg siis uut reaalajas liiklusinfot. Adaptiivvedrusveermik on tal olemas ja seadistatud amortisaatorite süsteem. Standardvarustuses on siis 2 elektrilist akende tõstutulkit, mis tähendab seda, et taga on vändakaknad ja siis konditsioneer ainult. Ja nii ongi ja võtmega käivitus ja nüüd võiks ju öelda, et kuidas siis nii halvasti ja et nii küll ei sobi, et kaob poodi tagasi, aga tegelikult ei ole niimoodi, sellepärast et väga tore, et see selline suur arenemine ikkagi väga kiiresti ei käi ja see tähendab, et kõik autoajakirjandus ja naisluksur ja kõik saavad ka veel kaua aega möllata. Kui kõik oleks ju väga hästi, siis olekski ju kehvast, aga ei ole väike retrolikkus ja selline asi on ikkagi teretulnud ja ei peagi kõike väga ju odavalt kõike head kätte saama. Aga paremas varustuses on tõepoolest olemas 2-tsooniline automaatne kliimaseade ja siis ka siis LED tagatuled, mis on täis LED tagatuled. Mootori valikus on 1-liitrine bensiinimootor, 95 hobujõudu, 70 kilovatti, 5-käiguline manuaalkäigukast, veel 2 bensiinimootorit, 1-liitrine 85 kilovatti, 115 hobujõudu. See varustatakse 6-käigulise manuaali või 7-käigulise automaadiga. Siis on 1,5-liitrine 110 kilovatine 150 hobujõuline bensiinimootor, diiselmootoritest on 1,6-liitrine 85 kilovatti või 115 hobujõudu. Ja 6-käigulise manuaali või siis 7-käigulise automaatkäigukastiga varustatakse see. Ja siis on CNG gaasimootor, mis on siis 66 kilovatti ehk 90 hobujõudu ja see on siis 6-käigulise manuaaliga ja maksab ta 17 500, mitte ei pea mingit ulmehinda selle eest maksma. Tema hinnad algavad 16 000 eurot, mis on täitsa normaalne, aga arvestades seda natukene sellist tagasihoidlikku 90ndate baasvarustust, siis võiks olla see hind ka veidike madalam, siis saaks seda ka rohkem andestada. Selline on Škoda Kamiq, täiesti hästi õnnestunud linnamaastur. Hoiab traditsioonidest ilusti kinni, aga väga turvaline auto. Ja tagant näeb ju ka väga hea välja ja disain on tõepoolest 10-sse. Kohtume teiega juba nädala pärast. No näed, kellelegi ei sõida otse.